ei viitsi nii vara hakata täna jooma. Oi, aga Puudutamise saade hakkab ju õhtul kell 6. No, siis võib. Mina hakkan kella 5 trimpsutama. Aga tere tulemast Puudutamise saatesse. Ja naerame, mis me siin naerame. Teemad, isegi võib öelda, on tõsised. Ja meil on täna külas siis Laura Johanna Derkun. Ja nüüd ma loen ikkagi selle pika litaania ette, et see on muljetavaldav perekonnaõiguse ja sotsiaaltöö spetsialist, õigusalane nõustaja ja laste heaolu eest kõneleja. Ja ma ei oska kogu selle jutu peale mitte midagi muud teha, kui lihtsalt sügavalt ohata. Sest see on kõik nii keeruline. Ja jube, ütlen päris ausalt. Ja me ilmselt isegi ei tea, kui jube see päriselt on. Sina tead seda kõige paremini, mis seal suletud uste taga päriselt toimub. Et kuidas, kui sa natukene lihtsalt avaksid, et kuidas see olukord meil siin Eestis täna on? Kas on väga hull? Väga erinev, et ega meie ette jõuavad ju reeglina need inimesed, kes ongi oma suhetega ühel hetkel kuskil kimpus. Need inimesed, kes suudavad iseenda suhteid ka lahkumineku korral näiteks edukalt ära klaarida, need tavaliselt ju meie abi ei vaja ja meieni ei jõua. Neid on ka ja nende üle mul on väga hea meel. Aga paraku on lõviosa ka neid, kes siiski omavahel suheldud peale lahkuminekut enam ei saa ja ühel või teisel moel siis meie vaate välja satuvad. Ma tahaks kohe võib-olla hüpata sellesse teemasse, et sa räägid hästi palju teadlikust lahkuminekust. Just. Mis see on? Kas üldse on võimalik? Mulle tundub, et kui on juba lahkuminek, siis ikkagi hakkavad need võimuvõitlused ja vaidlused ja lapsed seal keskel kuskil on ju ja peaasi, et tead, ise oleksid õige on ju. Ja ematäiad tulevad ka kindlasti veel kampa. Et see tehakse nii õudsaks. Noh, tahtmata see hästi tihti niimoodi ka on. Aga kui sa nüüd küsida, mis see teadlik lahkuminek on, siis see oleks just see pool, see ei ole üldse võimatu. See võib-olla tundub seda siin nagu kõnekeeles praegu siin rääkides hästi selline nagu kõrgem pilotaaž võib-olla, aga igalühel on võimalik korraks peatuda ja mõelda, et kuhu me oleme siis hetkel teel. Et adekvaatselt aru saada sellest, et koos me enam ei jätka, et me edasi jätkame lahus. Ja siis proovida teise lapsevanemaga teha siis selliseid kokkuleppeid, mis siis eesmärgipäraselt oleksid ka teostatavad. Et kui mõlemil lapsevanemal ühel hetkel selline teadvus on olemas, et on võimalik minna lahkuga täiesti normaalselt, ilma võimuvõitluseta, aru saades, et ka mis tahes kõige pisem võimuvõitlus tegelikult ei too talle kasu. Ta toob talle kas kahju ja kindlasti toob lapsele kahju. Aga ta ei võida sellest võitlusest, oma tahte pealesurumisest, teise vanema halvustamisest, mitte midagi. Kuule, mina pean siia vahele küsima. Kohe esimene sõna teadlik ja mõistlik lahkuminemine. Sellist asja ei ole olemas. Ei ole ju niimoodi, et me tuleme nüüd täna kokku. Ma olen lugenud selle kohta. Filmisest olen ka näinud. Et tulime nüüd täna laua äärde kokku või kamina ette või õhtusöögilauas ja nüüd ütleme teineteisele viisakalt. Üks pool ütleb, mina ei usu, et 2 inimest lõpetavad korraga suhte. Tegelikult on nii ja naa, et ma võin tuua siia juurde kohe ühe teistsuguse näite, et jälle meesterahvaga ühel hetkel suhtlesin, kes oli siis oma perekondliku kooselu lõpetanud ja ma küsisin ka, et kuidas teil siis see, kuidagi nagu mina ei teadnud, et te lahus juba olete, et kuidas teil siis kujunes. Ja nende lugu oli siis selline, et nad olid mõlemad siis abikaasaga märkanud, et nad elavad koos juba nagu õde ja vend. Eks? Et mõlemad nad elavad koos, toimetavad perekonna nimel, aga nendel nagu ühisosa enam ei ole sellist, mis seksi ei ole, omavahel seoks. Ilmselt ka seda. Ja siis nad otsustasid, nad omavahel jõudsid samale arusaamisele ja otsustasid, et nad ütlevad seda asja lastele koos. Ja kui me vaatame laste seisukohast, siis selline koos lastele rääkimine on neile kõige elutervem. Et siis ma küsisin ka, et lapsed olid teismelised juba, kõige ohtlikum iga laste seas, et kuidas siis lapsed reageerisid. Ja ta ütles, et alguses vanem laps siis natukene rahulikumalt, noorem natuke ärevamalt ja nad otsustasid siis selle kaaslasega, et nad elavad veel koos ühise katuse all, kuniks nad tunnevad, et mõlemad lapsed on saavutanud täieliku rahu. Ja nad elasid üksmeeles koos circa 1 aasta veel.
see on nagu muinasjutt. Ühel hetkel, aga selliseid lugusid on, neid lihtsalt ei jõua kuidagi nagu need ei paista kuskilt välja, sest need inimesed ei käi ja ei vatra nendest. Just, ja ma loodaks, et neid oleks rohkem, eks ole, kui neid traagilisi lahkuminekuid, mis meil siin nüüd viimasel ajal meedias on ka kajastatud. No mis on traagilistest traagilisem üldse, mida ma olen näinud, aga see on tänu sellele, et need 2 inimest on tuntud inimesed ja see paistab nagu rohkem läbi, aga see on lihtsalt õudne. Aga ikkagi ma ei usu sellesse, ma päriselt ei usu sellesse, et nii normaalsed asjad võivad olla, sest üks pool saab alati haiget rohkem kui teine pool. Mõlemal on kindlasti valus. Ma arvan ka sellel, kes on võib-olla kellegi teise leidnud või kellegi, kes enam ei näe seda sädet on ju suhtes, nagu sa ütlesid, õde-venda on nagu oleksid elaksid koos on ju, aga sul on ikkagi valus, sellepärast eriti kui sa oled, jumal, lapsed suured on ju, tähendab, sa oled 13, 14, 15 aastat koos ju olnud, et see on ka mingi harjumuse jõud ja nii edasi ja nii edasi. No see ei saa olla, et üks pool ei saaks rohkem haiget kui teine. Kindlasti saab just nimelt haiget rohkem see pool, keda siis maha jäetakse, kelle juurde tuldi selle jutuga, et kuule, et see suhe on nüüd läbi tavaliselt, aga see nüüd sõltubki see, kuidas nüüd edasi see elu korraldada, et kui teadlikult ta ise suudab selle olukorrale üks inimene on šokiseisundis. Ja tal ongi vaja läbi elada need etapid. No aga mis sa teed, ta läheb ju hulluks ja selle ajal, kui ta hulluks läheb, oletame, on see mees või naine, ta teeb ju ettearvamatuid liigutusi ja ainuke lõpuks, milleni ta jõuab, on see, et laps on see ainuke relv, millega mängida noad, kahvlid tühja nendest taldrikutest ja raamatutest on ju. Aga siis sa näed, et see ei lähe võib-olla teise poolele korda, aga see laps ongi see vahend ju siis. Aga sa oled šokiseisundis, sa pead ka mõtlema sellele. Et võib-olla kui sa aastaid hiljem mõtled selle peale, siis mõtled, oi, ma olin nii loll, et ma ei oleks tohtinud nii teha. Aga mida selles afektiseisundis teed? No kui see vanem otsib abi iseendale sellisel juhul, kui ta ise ei suuda iseendaga sinna jõuda, siis igasugune abi on ju ka olemas, et alates igasugustest nõustajatest, terapeutidest, psühholoogidest, absoluutselt pole häbi minna psühholoogi juurdest, aga öelda väga kehvas seisus, kes tõesti on väga kohutava lahutuse läbi elanud inimesed, saavad just nimelt psühholoogidelt ja siis vastavatelt medikamentidelt teinekord võib olla abi ja see ei ole mitte midagi halba, see on just see asi, mis aitab sul vee peal püsida, see ei tähenda, et sa peadki jääma võtma neid, see näitab lihtsalt seda, et sa tegeled praegu selle olukorraga, nii kaua, kuni sa suudad selle iseenda sees läbi mängida ja ühel hetkel oled valmis ka kõik järgi jätma ja ise üksi edasi astuma. Aga mis võiks olla soovitus sellele osapoolele, kes on see rahulik, 2 jalaga maa peal, teadlik, suudab kuidagi olla nagu keskmes selle lahkumineku keskel ja siis see teine seal läheb täitsa hulluks, hakkab laste kaudu kätte maksma, on ju. Et kuidas nüüd see rahulik lapsevanem, mida tema peaks tegema, mida ta saab ette võtta, et oma lapsi võib-olla säästa või kaitsta, sest päris tihti, mis mina olen kuulnud, need lood lähevad ikka väga hulluks, keelatakse lastega suhtlemist, valetatakse, on ju, siis lapse isa või lapse ema kohta vahet pole, on ju, mis kumba pidi see on. Mõlemad pidi neid lugusid on. Et nagu nii karmiks lähevad need asjad, et mida see rahulik lapsevanem teha saaks omalt poolt? See lapsevanem, kes suudab olla rahulik, tema selline stoiline rahulik olek ongi kindlasti kahtlemata väga suur tugi sellele ärevale vanemale siis, eks. Ehk et mida rohkem ta oma rahuliku olekuga pakub sellist nagu tuge talle, et ta ei peaks teda kuidagi ära lükkama tegelikult. Okay. Et isegi on mõnikord hea, kui ta mõistab seda ja saab aru tema olukorrast ja läheb võib-olla isegi appi, kui ta suudab seda, eks, kui suhe lubab seda teha. Et natuke oma egost ikkagi üle astuda ja minna ja olla olemas. Egodes ei ole üldse siin mingisugust mängu, et kui te olete juba lahku läinud, siis selline ego tasandil võitlus on lihtsalt üks ummikseis. No kui teine ikka laamendab ja sõimab ja ma ei tea, mida kõike teeb, siis ikka lähed appi ja oled rahulik või? See oleks ideaalne. Oleks jah. Aga päriselus nii ei ole, siis ma olen näinud, teine pool läheb ka ikkagi hulluks. Aga kui 2 hullu kokku panna, mida me oleme ka siin näinud. Siis ongi see jah, mida me oleme näinud. Just. Aga mis siis teha? Süst mõlemale või? Mõlemad kinni majja, mitte et võetakse laps ära, pannakse kuhugi, eks ole, ajutselt. Vaata, see variant on, kui mõlemad lapsed on või lapsevanemad on hullud, on ju, siis võetakse laps, pannakse sinna turvalisse kohta. Aga järsku tuleks panna need 2 hullu kuhugi kinni majja ja siis see laps, vanevanemad on tavaliselt toredad, eks ole, või õed, vennad on nagu, et see tugivõrgustik ikkagi on ja toetaks.
toetaks seda, mida siis teha, kui 2 hullu on vastamisi? Ega igasugune mõistmine algab ju eelkõige iseenda mõistmisest, eks, et ja kui seda kuidagi teha ei taha, siis ongi kogu sellel kooslusel seal väga keeruline kuidagimoodi toimida. Et samamoodi needsamad vanemad tuleks ühel hetkel suunata ikkagi abi saama, et nad suudaksid mõista, et nende omavaheline kaklus mõjutab eelkõige nende enda last ja mitte ainult last ja sellel konkreetsel ajahetkel, vaid ka kogu selle lapse edasist tulevikku ja ka tema, kui tema ühel hetkel suureks saab, milliseid valikuid tema teeb. Ehk et kõik see, mida te teete ja kuidas te kaklete täna oma lapse pärast või vara pärast, see lõppkokkuvõttes viib lihtsalt selleni, et teie enda laps ühel hetkel valib kas kardinaalselt erineva elu endale, eks, või siis absoluutselt samasuguse, et mitte kumbki pole lõppkokkuvõttes hea variant. Aga mis on see kõige hullem asi, mida üks lapsevanem lahkuminekus saab teha, mis võiks tuua kõige katastroofilisemaid tagajärgi lapsele? Mida kindlasti teha ei tohi? Mida kindlasti teha ei tohi ja kindlasti on kõige hästi tavapärased ja õudselt last kahjustavad asjad on need, kus hakkad läbi lapse teisele vanemale näiteks sõnumeid saatma. Eks? Et sa annad lapsele vastutuse nagu, et vii emmele sõnum kohale või? Jah, ütled lapsele, et ütle teisele vanemale, et ta maksaks raha ära või et ütle teisele vanemale, et ostaks sulle normaalsed riided lõpuks selga. Või siis, et hakkab manipuleerima selle lapsega, eks, lapse kaudu, et sa ei näe last juhul kui või et räägib lapsele hästi halvasti teisest vanemast, et see vanem ei kõlba ju kuhugile, et vaata, mis ta sulle tegi, kuidas ta seda tegi ja nii edasi. Et need on kõik need asjad, kus laps vaatab, et oota, aga ta on ju minu vanem. Et kui ta on minu vanem, kuidas ta siis ühel hetkel halb on, siiamaani oli hea, kõik oli tore ja ühel hetkel siis ta muutub nii halvaks ja ohtlikuks ja mida rohkem, oletame, et üks vanem elab siis lapsega rohkem koos ja teine kohtub temaga harva, mida rohkem see koos elav vanem nii-öelda piltlikult siis mürgitab seda last, seda rohkem hakkab ühel hetkel laps kartma sinna teise vanema juurde minna. Ja ühel hetkel ma olen näinud ka selliseid juhtumeid, kus laps hakkab minema teise vanema juurde, kõik on kokku lepitud ja lähevad juba uksest sisuliselt välja, et laps on nii valmis juba minema ja laps küsib, et ukse peal, et ühe vanema käest siis, et kas on ikka turvaline, et kas ta on nüüd muutunud ja selle asemel, et siis julgustada seda last, et jaa, et mine muidugi, et sul on oluline see suhe teise vanemaga ja et kindlasti mine, siis see vanem vastab lapsele, et aga ma ei tea. Ja mis signaali see lapsele annab, eks. Ja tegelikult isegi päriselt ei pruugi see teine vanem nagu paha olla, on ju lihtsalt see, kellega ta rohkem koos elab, see laps, et siis see laps. Jah, sellise käitumise taga on ka tavaliselt hirm, viha, kättemaksutahe, solvumine, kannustatus. Aga kõik need olukorrad on ju täiesti erinevad, iga üksik juhtum on totaalselt erinev. Oletame, et ikkagi see teine vanem, ükskõik on see naine või mees, ärme lähe nüüd nii konkreetseks. Ta võib olla natukene kehvem selles mõttes, et kui me olime koos näiteks, ta ei pööranud lapsele nii palju tähelepanu, tal oli karjäär tähtsam, ta oli kurjem, ta võib-olla isegi sakutas natukene või jõi ja oli vägivaldne perekonnas üleüldse. Ja nüüd me läksime lahku ja ikkagi nõutakse, et ei, teil on 50-50 õigus, aga tegelikult me isegi suudaks võib-olla tõestada, et üks pool on ikkagi, näiteks alkohoolik, naine võib täielikult vabalt ka alkohoolik olla ja hoolimatu ja ükskõikne on ju ja nii edasi. Kus sealt läheb ju käima tohutu kadalipp ju. Me peame hakkama seda tõestama. Kogu see virvarr, mis hakkab toimuma, kõik see laps on selle aja, selle keskel, kiireid lahendusi ei ole olemas. Ja ikkagi nõutakse, et sa pead olema siin 50 ja seal 50 ja mitte midagi kahjuks ei ole teha. Seadus on selline. Kurat, mul vahel on selline tunne, et see seadus oleks nagu pime. Tõestama pead sa hakkama sellisel juhul, kui sa oled jõudnud juba kohtusse, eks, aga sinna, et sa kohtusse jõuad, on ju veel tegelikult hulk asju, mida on võimalik teha, et see enne kohtusse jõudmist kuidagimoodi kohtusse ei jõuaks. Et üks asi on perelepitus näiteks, et seda viljeletakse meil siis täiesti tasuta vabariigi panustamisel, kui siis on ka olemas eralepitus, kui see vabariigi poolt pakutav lepitus siis kuidagi nagu ei päde mingil põhjusel või lihtsalt luhtub. Ja on võimalik minna eralepitusse ja lepituses käiakse läbi just kõik need samad teemad, mis sa praegu samamoodi ette lugesid. Ja kui me nüüd vaatame sellest, et kuidas sellel lapsel peaks hea olema, siis kui üks vanem on olnud kogu aeg tööl, nagu sa ütlesid, on olnud kuri, karm, joob
no ta ei tee kõiki asju korraga. Teda ei ole võib-olla ka olemas olnud, et no okei, no mingid nendest asjadest, just. siis seal hakkabki mängima rolli ühel hetkel see, et milline kiindumussuhe sellel lapsel selle vanemaga on tekkinud. Kui tal on ikkagi olemas kiindumussuhe, vanem tuleb temaga kenasti toime, siis ei ole probleemi, et ta lapsega edasi jääb suhtlema. Aga kui seal on ikkagi mõra sees või see on vähene või isegi laps tuleb ja ütleb ise, et ma ei taha adekvaatsel põhjusel tema juurde minna. Kas lapsel on õigus öelda seda ja millisest elueast alates on lapsel õigus öelda? 2-aastane ei ütle sul midagi, eks ole. 5-aastane on juba siin piiri peal. Kas 5-aastane võib öelda? Me ei saa öelda sellist asjad, meil ei ole sellist eluiga, et 8-aastane võib öelda neid asju, eks. Et ka 2-aastane võib öelda või on ennast vähemalt väljendada kuidagi moodi, et on aru saada, et tal mingil põhjusel ei ole hea ja tore seal olla. Ja kui me vaatame tagasi uuesti sellesse kiindumussuhtesse, siis see areneb välja lapsel sisuliselt esimese 1000 päevaga oma peamiste hooldajatega, mitte ühega, vaid neid võib olla ka mitu. Ja kui seda inimest ei ole kunagi olnud pildis või on ta olnud samas ruumis, aga eemal olev, näiteks ma ei tegelenud oma arvutiga seal või vaadanud, scrollin telefoni ja ta ei ole lapse jaoks emotsionaalselt kättesaadav olnud, siis ta on lapse jaoks ongi ikkagi nagu kaugeisik, kes ta saab mõisteni. Ja kui laps seda väljendab, et tal seal ei ole, siis ongi 2 varianti, et sõltub täiesti individuaalselt põhjustest, mis seal taga lõppkokkuvõttes on. Kas me hakkame seda suhet siis nüüd üles ehitama või on seal mingisugused vägivalla põhjused tõesti taga, et ei olegi soodne selle vanemaga koos viibida, et seal on väga erinevad asjad. Kuidas te selle välja scrollite? Kuidas te tõestate seda? No kuradi, siuksed inimesed, kes on natuke pahalase tüüpi, need on ju jube kavalad. Ma võin väga siga olla, aga ma võin väga kiisu näo ette teha. Petavad lihtsalt ära lastekaitse töötajad. Jumala hästi, ja see tubli vanem võib-olla ta ei ole nii osav. Ja tema tehakse lihtsalt lolliks. On ju juhtunud niimoodi, aga me ju tõsielust. Väga palju, issand jumal. Kindlasti, et lastekaitsetöötajad tavaliselt ei ole küll esimest päeva tööl, et see on üks asi. Aga ja eks see kogemus ja kõik kujuneb ka ju ajapikku välja, aga ehk et siis nagu märgata selliseid nüansse. Aga kui nüüd juhuslikult on siuke lastekaitsetöötaja, kes on esimest päeva tööl, siis ega see ei olegi lastekaitsetöötaja ülesanne ilmtingimata kedagi nagu märtriks teha ja siis kedagi pjedestaalile tõsta, eks. Et pigem see on nagu kogu selle asja kogum ja siis me reeglina olemegi ühel hetkel juba ka kohtus. Ja kohus võib ka iseseisvalt uurida ja tõendeid koguda ja ka politsei poole pöörduda. Okei, me rääkisime lahkuminekust, et üks pool ikka just kui saab nagu rohkem haiget, aga minu arust vahel on ka selliseid olukordi, kus see päris haiget saamine jõuab kohale alles siis, kui teisel partneril tekib uus pere või uus kaaslane ja vot siis minnakse armukadedaks, siis läheb võitlus lahti. Kui üks leiab enne, eks ole. Enne oli veel isegi okei, aga nüüd läheb võitluseks. Et tekivad need kärgpered siis ühel hetkel. Kuidas see kärgperenduse värk, nagu mis seal need reeglid on, et kärgpere toimiks hästi? No see kärgpere on juba oma olemuselt tegelikult üks hästi keeruline sümbioos. Et hästi oluline oleks mõlemil vanemal ja siis eriti sellel, kes siis loob selle esimese kärgpere, läbi mõelda, et kes on see tema partner. Ja esiteks, kas üldse on mulle pikaajaline partner ja kas ma üldse hakkan niisugust kärgpere moodustama ja juhul, kui ma olen juba seal maal, siis kes ta inimesena on, et kas tal on kogemust lastega, kas ta juba tajub seda, mida lastega kooselu üldse tähendab. Et kas tal on endal võib-olla lapsed? Absoluutselt, jah, et kas ta on lapsevanem. Millised on tema kodused reeglid üldse või harjumused või mida ta soovib, et kas need on kuidagi nagu meil kokku pandavad või siis need on kardinaalselt erinevad. Et kui palju me selles mõttes nagu sobitume ja kui need kõik läbi mõelda ja me kõik väga hästi sobitume, siis ühesugused reeglid mõlemates kodudes väiksemate laste puhul oleks ideaalne lahendus. Võib ka teistmoodi, et on ka erinevad reeglid, aga siis sinna juurde peaks lapsele hästi selgelt ja arusaadavalt käimas jutt, et issi kodus on need reeglid sellepärast, et ja emme kodus on need reeglid sellepärast, et ja siis see laps õpib seal vahel diplomaatiliselt toime tulema. Ja siis ühe juures on toredam olla ja siis öeldakse, et toredam olla on selle juures juhul, kui sellest ühest vanemast saab pühapäeva vanem. Just. Siis on toredam olla, sest siis sellisel juhul see vanem proovibki kompenseerida kogu oma seda ilma lapseta oldud aega. Võib-olla siis on ka natuke tunneb endast süüd, et ta rohkem on oma uue kaaslasega koos.
siis selle nädalavahetuse jooksul on ju, siis on seal kõik need mis iganes toredad asjad on ju lubatud ja teine vanem saab siis selle argipoole, kus on vaja nõud ära koristada, tuba korda teha ja nii edasi. Et selline tavaliselt minu praktikas on selline pühapäeva vanemlus lapsele huvitavam ainult nii kaua, kuni ta on, ma ei tea, kuni 10 või 12 vahel ka selles mõttes. Kui ta on juba rohkem teismeline ja need sõbrad on saavutanud suurema tähtsuse tema elus, siis ta nagu orienteerub ka ringi, tal on hea, kui tal on üks koht sisuliselt. See on tema asjad, tema segamini tuba võib olla, tema sõbrad on seal ringi, eks koolitee on teada ja siis selle teise vanema nii-öelda sellised nagu pühapäeva võimalused pole enam nii ära ostmist võimaldavad. Okay. Just. Okei, aga nüüd kasuvanemad, kasuemad ja kasuisad, kas nemad võivad, kuidas öelda, lapsi distsiplineerida või kasutada siis kasvatusmeetodeid nende laste peal, kes ei ole nende lapsed? Siin ma tahaks küsida, et mida sa kasuema või kasuisa all mõistad, et kas kasuvanem on see, kes elab lihtsalt koos teise partneriga ja siis laps käib lihtsalt nagu pendel vahetevahel seal, et kas ta on nagu kasuvanem? Ma mõtlen tegelikult nagu mõlemat pidi, et oletame, et lapsed elavad muidu ema juures, aga emal on ka uus kaaslane, aga käivad isa juures, isal on ka uus kaaslane, et need mõlemad uued kaaslased, kas nemad võivad nagu neid hooldusõiguslikke, ma ei tea, mingeid käike nagu lapse peal hooldusõigust neil ei ole, aga et kas nad võivad, see on ühest küljest kokkuleppe küsimus ja kindlasti on see selline koht, kus tuleks sellesse kokkuleppesse kaasata ka laps. Ja see ei saa olla niimoodi, et me täna hakkasime koos elama ja siis me tutvustame lapsele, et see on meie uus isa või ema, et siin elades siis sinu nii-öelda kasuvanem, et tegelikult on ta ainult partner. Selle inimese ülesanne eeskätt tegelikult tuleks saada lapsega sõbraks, mitte hakata kasuvanemaks. Et see kasuvanem sa saad olla võib-olla siis, kui sa tõesti kas lapsendad selle lapse, selle teise lapse, selle lapse vanem ei ela näiteks koos selle lapsega, kohtub hästi harva või on üldse pildilt kadunud, et sellisel juhul me saame rääkida rohkem nagu kasuvanemast, et tal on nagu rohkem sellist nagu kohustust, mida võtta. Aga kui sa oled partner ja tuleb siis perre sinu partneri laps, siis sa saad pakkuda talle sellist nagu usaldusväärset austust, sõbrasuhet, viisakust ja kui sa selle saavutad, siis ühel hetkel see võib areneda kiindumussuhteks välja, mõningal juhul mitte, mõningal juhul rohkem on ju, et ei pruugi kunagi armastuseks saada, et kui me nüüd mõtleme, kas ta tohib kedagi käskida, kokkuleppe küsimus, et üldjuhul ei peaks, aga loogiline, et reeglid peavad olema peredes ühesugused, pered peaksid need asjad omavahel ideaalolukorras läbi rääkima ja nüüd see sõltub jällegi sellest asjast, mille eest me karistame või kuidas me karistame. Just, et kus need karistamise piirid nagu lähevad? Mida on okei teha, kui laps ei kuula sõna? Mina olen hästi palju vaidlusi. Näiteks on ju, või üleüldse erinevates kodudes, et mina olen hästi palju vaidlusi kuulnud just sellel teemal, et üks vanem karistab hästi niimoodi kuidagi äärmuslikult on ju, ma ei tea, kallab vett krae vahele ja teeb mingi niisugused alandavaid asju, lukustab teise tuppa ja mingid sellised asju on ju. Et kas see on okei? Ei ole, sellised asju peaks üldse olema. Et ka, kui me enne rääkisime siin nendest uutest partneritest ja kas tema võib siis käskida ja keelata, siis samamoodi see võiks ju läbi räägitav olla lapsega. Et kui laps ajab selle klaasi maha näiteks, et kas me hakkame karistama või me küsime, et kuule, et mis sa arvad, mida sinu siis ma ei tea, ema või isa teeks sellisel puhul on ju, et räägime need asjad läbi, lasta siis isa ütleb, pakub välja, mis me teeks on ju. Et see ei tähenda seda, et just nimelt siis peaks ta karistust rakendama on ju, aga lihtsalt, et ta mõistaks, et see olukord lihtsalt ei olnud okei. Et arutleda lapsega ikkagi. Just, et sellist nagu karistust see lõpuks ei vii kuhugi, see on jälle ummikseis. Väga oluline. Kas sotsiaaltöö spetsialisti kohustuste hulka kuulub ka see, et kui see lahkumineku hetk on käes ja seal tuleks nüüd otsustada, et kas 50-50 või nädalavahetuse lapsevanem või ma ei tea, meil on isegi vist sellised, kes ka korra kuus on õigus ainult näha ja nii edasi. Kas sinul on ka sellist olukorda olnud, et sa pead sinna perekonda, sa pead kellegi koju minema? Nüüd need isa, ema läksid lahku, on ju, ema elab lapsega ühes kohas, isa on võib-olla täiesti eraldi ja sina peaksid nüüd käima seal võib-olla kodus kontrollima, milline on ühes kodus olukord, milline on teises kodus olukord. Kas selline
meede on ka või? Jah, ümmargune vastus oleks, et jah, on küll, aga nüüd jällegi, et mida me seal kontrollime, et kas no aga käiakse ju kodus. Ei, no käid küll, aga iga kord ei ole see vajalik, et mida me seal vaatame, kas me vaatame seda suhet selle isa ja lapse vahel või ema ja lapse vahel või me kontrollime, et tal on voodi ja mänguasjad olemas, et kui on ainult küsimus lapse elutingimustes, siis sinna koju ei ole vaja ronida, eks. Mõnikord piisab ka sellest, kui me lapsega lihtsalt vestleme ja me saame juba pildi ette, et selline kodus käimine ja on ette tulnud küll. Aga see no paljud räägivad siiski, et ronitakse koju ja eriti just selle koju, kes on lapsega nüüd siis, et ja vaadatakse ja tullakse koju ja see pidi nii õudselt alandav olema, nii jube, noh. No tegelikult ei peaks alandav olema, sest mõnikord on eesmärk võib olla väga palju ja kui sa tunned ennast alandatuna, siis tasub küsida, et aga mis see täpne eesmärk on, et sa tuled mulle koju, vaatad, okei, tule, aga mida sa täpselt tahad vaadata siin? No kas sul on puhas, kas sul on külmkapis süüa, ma ei tea, kas külmkapi tohib minna ninapidi, on ju? Puhtuse tase on ju väga erinev, et see, mis minu jaoks on puhas, sinu jaoks võib olla kole must. Et neid asju päris selliselt hinnata ei saa. Jah, kui sul on seal vorstid, banaanikoored ja kõik on põrandal, siis see annab oma pildi ja seda sa võid siis ka kirjeldada. No ja sa näed ära ka, kas inimene on alkohoolik, eks ole, et kas tal on seal võib-olla, mis seal kodus toimub. Nüansid. Aga mida ei peaks üldse kartma, on see, et vahetevahel tullakse koju ka lihtsalt selleks, et lapsel on iseenda keskkonnas, kui on ta väike laps, sinuga palju parem vestelda. Sa lähed tema tuppa, kükitad maha, ta näitab sulle oma mänguasju, sa vestled temaga, räägid mõned küsimused ja sa saad lapse palju paremini koostööle ja rääkima. Või et ta kutsuda kuhugi, eks? Või et kutsuda kuhugi ametniku kontorisse, laua taha, siis ta istub seal, veidi endasse tõmbunud, ei tea, mis ta tegema peab. Et, et selline ei tasu karta neid asju, tasub lihtsalt samamoodi küsida ja rääkida. Ja paljud on öelnud ka seda, ma olen nüüd ikkagi kokku puutunud inimestega, kes on kõik selle kadalipu läbi teinud. Tuleb sotsiaaltöötaja koju ja hakkab järsku rääkima ka seda, et kuulge, püüdke ikka omavahel ära leppida ja kõik. Ja siis see inimene, nad on lahku läinud, sa näed, et nad elavad erinevates kohtades. Nendel on juba kohtu case ka üleval. Siis ära hakka rääkima mulle, et üritage, see tundub ka jällegi mis, tahaks, ma saan aru, see inimene tahaks karjuda, mis see sinu asi on, me oleme juba lahus, ma tahan eralda, ma ei suuda. Ja siis ta hoiab ennast vaikselt tagasi, ütleb, ma ei tohi öelda midagi ebaviisakat, ma pean säilitama rahu, võtab sanaksiga veel enne igaks juhuks sisse, on ju. Et mida oled sina, võõras inimene, sotsiaaltöötaja või mitte, mulle ütlema, kas ma peaksin selle suhte kuidagi ikkagi proovima need tükikesed kokku korjata. Et see on täiesti üleliigne, et nad, ma ei ole mitte ühe korra seda kuulnud, vaid mitmeid kordi. Et see ajab täiesti kettasse muidugi inimesed ja nagu inimesed on väitnud, siis tihtipeale sotsiaaltöötajad, nad justkui oleks natukene, ma ütlen nüüd hästi pehmelt, natukene ebapädevad. Nad ajavad täiesti sooja juttu suust välja. Selle jaoks on perekonna nõustaja. Kui ma tahan oma suhte ära klattida, siis me lähme nõustaja juurde või lähmegi psühholoogi juurde või kuhu iganes läheme. Ära sina, kes sa tulid nüüd korraks astusid läbi, vaatasid, et enam-vähem kõik oleks korras, ära sina hakka rääkima mulle, et püüdke nüüd kuidagi ikkagi omavahel need asjad klappima saada. Jah, et sinna paari suhte vahele ära nüüd veel hakka siis seda haavale seda, sest sa ju ei tea tausta. Ei peakski olema kuidagi sellise omavalitsuse esindaja koht seal vahel, et ma olen sellega nõus. Aga mida tihti öeldakse, et nad on ebapädevad, meil on siit viimastest artiklitest ju ka välja tulnud, et lõpuks jõutakse, et väga paljud sotsiaaltöötajad ikkagi ebapädevad just, nad on oleks kuskil teises universumist tuleks või teisest maailmast. Nad ei taba ära, mis seal parasjagu käimas on. Mis haridusega inimesed üldse sinna suunatakse? Haridusega inimesed, kõikidel peab olema siiski magister sotsiaalteadustes, aga paraku ma ei suuda ja ei oska ka rääkida kuidagi nendest kogemustest, mida sa just esile tõid, et ma ei ole neid ise kuulnud sellisel moel. Eks inimesi on erinevaid omaenda võib-olla kogemustega neid asju lahendamas teinekord ja võib-olla vahel ongi raske teha sellist vahet, et mis on see minu tunnetus läbi minu elu olnud ja mis on võib-olla kellegi teine kogemus üldse, aga oleme jõudnud ühte kohta ja võib-olla siis vahetevahel inimesed võib-olla eksivad selles, et nad annavad võib-olla enda kogemuse baasilt lihtsalt mingit nõu, mida nad tegelikult võiksid mitte teha. Et ma ei oska seda kuidagi rohkemalt küll kommenteerida, aga ma arvan, et kui selle sotsiaaltöötaja, kes on koju tulnud, eesmärk on siis ikkagi lapsega kohtumine või vanemaga vestlus, siis võiks sinna piiridesse jääda.
no kui ma teravalt ikkagi vastan ja ütlen, et palun jääge oma piiridesse, siis ma võin ju selle panna, see on risk, et ta läheb ja kirjutab sinna ettekandest, see on ju inimlik, kirjutab natukene pisut negatiivs, see on väga närviline naisterahvas, käitub nii ja noh. Ei, no, aga võib ju ka lihtsalt vastata, et ei, et ära leppimist siit ei tule, et jah, lepitus üleüldine, eks, et kuidas me hakkame üldse oma ülejäänud elu korraldama ja laste küsimustes koostööd tegema, see on omal kohal. See ei tähenda ju äraleppimist, aga kui niimoodi peale surutakse kohe teise poolega nagu päriselt äraleppimist ja taas nagu pere edasipidamist, siis noh, saabki öelda, et see ei ole kindlasti variant, mis täna laual on ja siinkohal võikski see. Ja lähme siit edasi nagu, eks ole. Et üritada jääda ikkagi viisakas. Ei, sanaks tuleb ikka keele alla panna. Midagi ei aita, siin närvid lähevad inimest. Sest päriselt, noh, isegi mina kõrvalseisjana nagu kuulates neid lugusid, ma lähen täiesti kettasse. Loomulikult ma võtan alati selle poole, kes on mulle lähev, kas siis sõber või sõbranna või kes räägib. Igaüks räägib ju oma mätta otsast, aga noh, tantsitakse ikkagi seda tantsu ju kahekesi. No, siin ongi nendel sõbrannadel ja sõpradel ja muudel nõuandjatel, kes teile satuvad, hästi oluline mõista ka, et samamoodi ei tohiks kindlasti kaasa jaatada kõike, isegi kui sa mõistad teinekord, et ta on valel teel, et isegi kui sa oled sõbranna, siis sõbrannana sinu ülesanne peakski olema tegelikult natuke nagu maa peale tuua või tagasi tõmmata, öelda, et kuule, et võib-olla noh, see ei ole kõige õigem mõte, mis sa praegu teed. Et kui nad lihtsalt kaasa jaatavad ja siunavad seda teist veel õhutavad jah ja mine jah ja nii edasi, eks siis noh, ta saab sealt ju hoogu juurde ja läheb ja teebki, et ega inimesed oma emotsioonides ei kipu liiga palju läbi analüüsima oma tegusid. Et alati ikkagi peaks mõistma seda, aga need lapsevanemad ise, et teisel poolel on oma vaade ja oma lugu ja oma emotsioonid seal taustal, et kuidas me saame nüüd nagu mõista, on ju, isegi kui see on nii raske. Aga tuleks korra veel selle kärgperenduse juurde tagasi, et mis on minu arust järgmine raskusaste, et kui on nüüd see uus partner tulnud, olgu võib-olla tal on oma lapsed, nii siis noh, nagu kahe pere lapsed on kuidagi koos ja nüüd tulevad veel ühised lapsed. Ja siis hakkab mingisugune eelistamine. Ühed eelistavad ühtesid lapsi, on ju, teine eelistab oma lapsi ja siis on mingi ja ma olen veel niisugust juttu kuulnud, et neid eelmisest suhtest lapsi, need lükatakse täiesti kõrvale. Nemad on nagu tuhkatriinud seal kodus, kes peavad siis nende väiksemate eest vastutama, hoidma, kõike tegema ja need väiksemad on siis üles tõstetud ja kõik on neile lubatud. Kuidas seda tasakaalu hoida, et sellist asja ei tekiks? Jah, nüüd ma alustan sellest viimasest väitest, et seda juhtub ka tavalises perekonnas, mitte ilmtingimata kärgperes, kus on lihtsalt rohkem lapsi, siis vanemad lapsed pannakse justkui tööle nende väiksemate hüvanguks. Et nemad ei peaks olema lapsevanemad, kui nad ise on veel lapsed, esiteks, ükskõik siis milline see pere mudel on. Aga nüüd, kui me hakkame seda kärgpere looma, siis samamoodi selline teadlik lähenemine on hästi oluline. Korraks uuesti iseendaga maha istuda kõigepealt ja läbi mõelda, et kui nüüd see kaaslane on juba tutvustatud lapsele ja nad on saanud võib-olla niisuguse sõbrasuhte endale, et nüüd see teine kaaslane toob oma lapse äkki ka sinna samma kohta, et nad ei pea sõbraks saama, aga nad peavad üksteist austama. Ehk et kõige esimene asi, mida me peaks lastele õpetama, on sellised väärtuskasvatus, et me austame teineteist, me ei tee ilma küsimata, noh, emmale kummale ei võta tema asju, on ju, me ei tee mingisuguseid, noh, me ei narri üksteist ja nii edasi, me ei kiusa üksteist, ei löö, et sellised noh, hästi nagu lihtsad asjad, aga kui me need asjad kõik oma peres läbi räägime rahulikult, et te võite koos mängida, noh, aga ei pea, nad vaikselt hakkavad ju samamoodi kokku kasvama ja siis, kui nad on suured ja juba pesast välja lendavad, siis noh, nende enda valik, kas nad jäävad suhtlema või ei jää suhtlema. Ja kui tuleb siis paaril nüüd uus laps, omavaheline laps, siis lastele peab samamoodi mõlemile siis andma aega selle mõttega harjuda. Mitte niimoodi, et siin on nüüd üks väike uus laps ja temaga ei tohi teha seda, on ju, ja sina oled ära lükatud. Et mida rohkem lapsi sinna perre tuleb, seda rohkem need lapsed, kes on vanemad või siis kuskilt eelmistest suhetest kaasa tulnud, vajavad seda rohkem selle vanema tähelepanu ja üks-ühele aega. Aga ressurssi ju ei jätku. Tavaliselt need vanemad, olge iseseisvad, saage hakkama, on ju, meie tegeleme nüüd väiksematega. Jah, selline suhtumine, et lapsed kasvavad ise, ma kuulen seda õudselt palju ja nad kasvavadki suurusesse, laiusesse, eks, et igatepidi, aga see ei ole neile kuigi kasulik, arvestades nende arengut. Et kui sa ikkagi soovid oma lapse tuleviku heaks midagi teha ja head, siis märka teda, asi ei ole kvantiteedis, vaid kvaliteedis, et sul võib olla ka see 10 minutit
imehead mõnusat vestlust, naeru, mingi õhtune lauamäng, noh, mis iganes keegi suudab välja mõelda. Kas või, et voodi ääres istud, paned ta magama, teed pai, on ju ka tähelepanu. Rutiinid, absoluutselt, et sul on nagu iga lapse jaoks ikkagi see väikene aeg ja siinkohal tasubki mõelda, et ega see kärgperendus ei olegi midagi ülilihtsat. Et mõnel ta tuleb orgaanilisemalt välja ja tema võib-olla vaatab praegu seda saadet ja mõtleb, et ma ei saa üldse aru, millest nad räägivad. Aga noh, üldjuhul see on pigem nagu harv. Et tavaliselt see nõuab sellist teadlikku lähenemist ja läbimõtlemist, et kui ma selle loon, siis see kaasneb see, pluss veel rahaliselt see. Ehk siis laste vahel ikkagi lapsevanem on see, kes peaks reguleerima neid piire. Et kui näiteks ema on kõigil ühine, on ju, aga vot erinevate isadega näiteks, siis nende erinevate laste vahel ema peab reguleerima neid piire ja kõiki lapsi võrdselt kohtlema. Mõlemad vanemad, kes koos elavad, tegelikult peavad kõiki lapsi, kes selles peres on, võrdselt kohtlema, et ei ole nii, et minu tulnud kaasa laps saab mingi eelise, meie ühine laps saab veel kõrgema eelise ja siis sinu lapsed need unustame ära, need pole siia vaja. Et noh, niimoodi kärgpere ei toimi ja ei toimi juba ka sellepärast, et see vanem, kelle lapse me eemale lükkame, hakkab ühel hetkel oma last kaitsma ja siis see paar ei tegele mitte enam iseenda suhtega, mis peaks olema number 1, vaid tegeleb oma lapse kaitsmisega ja kus nende paari suhe lõpetab, siis see läheb ka lööri. Kui hakkaks kaitsma, oleks tore, jah. On ka sellised juhtumeid ju. Aga kas lastel on mingidki õigused, kui neid seal siis nii-öelda ühes jommas-kummas peres halvasti koheldakse, ütleme, nad on jõudnud juba teatud ikka, 10-aastane on küll väga adekvaatne juba. Kas lapsel on tänapäeval võimalus Eestis kuhugi pöörduda ja öelda, teate, ma tunnen, mul on tõesti väga paha. Ilma, nad ju ei julge, nad mõtlevad, ma ei saa ei emale rääkida, ma ei saa isale rääkida, võib-olla vanaemale saan rääkida, eks ole, sõbrannale saan rääkida, sõbranna vanematele isegi, aga kas on see võimalus ka, et ta lihtsalt valib mingisuguse numbri või pöördub kuhugi ja ütleb, ma lihtsalt ei tea, mida teha, ma tunnen ennast väga-väga halvasti. Lasteabiliin on see, kuhu lapsed helistavad ja saavad oma mure ära rääkida, aga nüüd, kui me räägime sellest ja lasteabiliin siis edastab ütle see number, 16111, aga seda võiks ma kontrollin ära, jah. Ja siis kui see lapsevanem, kui see lapsel on see mure mingisugune, siis tegelikult ja lapsevanem saab sellest teada, kas või siis läbi sõprade ja vanemate, siis see sõltub selle mure sisust. Kui see mure sisu on selline, et ta ei saa läbi näiteks oma ema kumma vanema uue kaaslasega, ma ei tea, kiusab teda näiteks, siis on selle lapse vanema asi see ka ära lahendada ja mitte niimoodi, et nad hakkavad seda kuidagi lapsega otseselt rääkima või õpetama ära siis teeni. Sa mõtlesid välja ju, see ei ole tõsi ju. Välja just täpselt või siis, et kuidagi nagu bioloogilised vanemad omavahel, vaid just peaks rääkima, arutama siis ka selle teise vanemaga, et kuule, et minu laps väljendab endast seda, et mida me saame siin teha. See laps saab nahutada selle peale, mis sa ajad hullu jutust. Minu arust see on tavaline. Et ma just mõtlen, et kui tõesti on häda olukord, et sa saaksid täiesti neutraalsele inimesele rääkida, et kas siis päriselt tuldaks ka appi? Tuldaks ikka, lasteabiliin siis kuulab selle mure ära ja edastab selle siis lapse elukoha järgsele omavalitsusele. Omavalitsusest jõuab see siis lastekaitsetöötajani, lastekaitsetöötaja siis vastavalt teate sisule, mis seal täpselt kirjas oli, asub tööle. Aga tänapäeval või üleüldse ma mõtlen ka koolis olemist või õppimist ja sa oled ju suurem osa päevast ka koolis. Minu meelest õpetajad näevad, sa õpetajana näed, et selles peres vist ei ole kõik asjad hästi. Sa näed juba õpitulemuste kaudu, on ju, lapse käitumise kaudu ja nii edasi. Ja õpetajad, ma saan aru, nendel on meeletu töökoormus, on ju, nad ei jaksa, nad võib-olla vaatavad lihtsalt kõrvale, nad ei jaksa igat ühte oma südamesse ju võtta ja tegeleda nende asjadega. Aga minu meelest õpetaja peaks ikkagi, võiks, me ei ütle peaks, palju asju peab siin elus, võiks märgata ja ka teha kuhugi, ma ei tea, jällegi kuhugi, aga õpetaja ei saa sinna üks kuus. See on iga täiskasvanud inimese ülesanne üleüldse. Isegi naabri kohustus võib-olla, kui sa märkad. Isegi naabri, isegi suvalise mööda käia
kohustus, kui sa näed last, kes vajab abi, siis sellest teada anda. See on absoluutselt seadusest tulenev kohustus. See on küll väga hea praegu teada, et kõik võivad anda teada, kui nad midagi näevad. Mitte ei või, vaid isegi peavad. Just. Aga nüüd, kui me räägime kooli kontekstis, siis esiteks mina paluksin küll peredel, kellel on raske lahkuminek. Ongi emotsionaalne, raske, keeruline olnud selja taga siis, või siis ootama sees, siis sellest võib täiesti julgelt rääkida, muidugi siis 4 silma all, et ei pea sinna kolleegiumi kohale kutsuma, aga kas lasteaia kasvatajaga või õpetajaga, kooli sotsiaalpedagoogiga, koolipsühholoogiga, et kool oleks sellest teemast teadlik, sest see laps tahes-tahtmata väljendab ju ennast koolis või lasteaias. Mõni laps läheb hästi kinniseks, mõni hakkab ülihästi õppima, pühendab kogu oma tegevuse ainult kontsentreerumisele. Mõni vastupidi lõpetab üldse ära igasuguse õppimise, hakkab ulakusi tegema, mõni hakkab lõikuma ennast paraku, mõni jätab söömise järgi. Neid selles mõttes absoluutselt, need on väga-väga palju asju, mida siis lapsed võivad teha. Kui kool ei tea seda taustainfot, siis see laps tundub ju võib-olla paha, ulakas, laisk, ja siis see laps saab veel koolis ka pahandada. Tõrjutakse seal ka ära. Et seda, et ta leiaks seal koolis ka tuge, siis rääkige, see ei ole häbiasi sellisest, et seda võib-olla ei ole meeldiv teha, aga ärge kartke rääkida, usaldage oma lapse klassijuhatajat ja rääkige need teemad lahti, siis suudavad nemad ka omalt poolt abi pakkuda, võib-olla öeldagi, et kuna täna lapsel oli ärevam, kas teil oli kodus midagi ja siis see vanem teab, ta tuli täna teise vanema juurest, ei tea, siis võib-olla vaadata, mis juhtus. Selline avatud suhtlus ikkagi ülioluline. Absoluutselt. See on kui keeruliseks. Mõelge nüüd inimesed alati ette, enne kui te esiteks üldse koos hakkate elama. Hakkate lapsi tegema ja olete veel eriti noored, siis lähete lahku nagunii. See on selge. Nagunii võib-olla mitte, aga mina olen küll mõelnud muideks seda, et koolides, ütleme seal 8. klassist alates, võib-olla isegi mitte 1 või 2 korda aastas, võiks olla selline, ma ei tea, infotunni vormis või kuidas seda üles ehitada, aga et selline teadvusnessi viia, et kui sa hakkate partnerit valima, eks, et see meeldivus, kõik see käimine, esimesed sellised suhted, need on kõik väga toredad, aga kui sa hakkad päris eluks omale partnerit valima, et natukene vaadata sinna partneri taha, et mõista, kes ta on, mis tema lapsepõlves oli, te ju räägite, õpite ju tundma üksteist, mis seal juhtus, millised olid tema vanemate suhted, kust ta üldse pärit on, linnast, maalt, teiselt maalt, et tema väärtused. Teha taustauuring. Ei, absoluutselt, aga mitte nagu selle halvas toonis, vaid just nagu üliheas mõttes, siis sa oskad arvestada ja teada ka nagu sellised ka väärtused on, et kui tema ei taha ühtesi asju, kas sina tahad, siis ilmselgelt ühel hetkel lähete lahku, et kas on siis mõtet näiteks asja nii kaugele üldse ajada, et ühel hetkel lapse saate. Et korraks nendele tunnetele paus panna, seda keeruline on öelda, kui sa oled täitsa sassis. No vot, aga see ongi see, et sa korraks istud maha ja proovid hästi kainelt mõelda, et kuhu meie suhe edasi läheks, kui tema ja tema nii-öelda pagas või ajalugu on vot selline. Aga minu soovitus oleks selline, nüüd doktor Saagin võtab sõna, et avoiditakse või alguses võib-olla ei taheta sinna teise pere juurde minna külla või kokku saada siis oma väljavalitu siis vanematega või siis perekonnaga või õdede-vendadega. Mina soovitan minge üsna kähku, minge korra sinna, veetke kas või mingid jõulud koos või kellegi siis, ütleme nüüd minu poissõbra, eks ole, sünnipäev, veetke seal tema juures kodus ja vaadake, kuidas see pere omavahel suhtleb ja kuidas nüüd minu väljavalitu oma perega omakorda suhtleb. Sa närid need mustrid jube kiiresti läbi. Alguses muidugi kõik on väga ilusad ja korralikud ja toredad, see on ka selge. Et see tähendab siis seda, et esimesest külaskäigust ei piisa. Veetke ka mingid suvel, mingi väike aeg, grillipidu koos. Vaadake, kui tema vanemad napsutavad näiteks, milliseks nad siis muutuvad. Kas seal on mingid vägivallailminguid on ju. Ja alati ma mõtlen seda, et ma vaatan, kuidas teine pool käitub oma emaga, oma ema ja isaga. See on ülioluline, sest ta tuleb käituma, võib eeldada, see ei ole 100%, aga seal võib mingi muster korduda. Absoluutselt.
et see on nagu, et seda ei tasuks nagu peljata, et võib-olla alguses ei viitsita nende teise ämmade äiede, võib-olla tulevaste ämmade äiedega kokku saada, aga see oleks soovituslik ja minna ka reisile koos ja vaadata, kuidas sinu kaaslane käitub mingites väga ekstreemsetes või ärevates olukordades, et kas tal siis jookseb pilt kokku või ta on hoopis selline. No ühesõnaga, seal on neid nippe on tuhandeid, tõepoolest sul on väga hea ettepanek, sellest võiks koolis rääkida, selleks ei pea eraldi tundi tegema, korra 2 aastas kutsuda mingi vastava ala spetsialist, võimalikult nooruslik, et ei oleks mingi vana mutt ei tuleks seletama, keda ma ei usu, on ju. Et selline kogemusnõustaja tüüpi, kes ise on ka võib-olla käinud mingid kadalipud läbi. Sest kuidas muidu lapsed õpivad romantilisi suhteid looma? Mitte keegi ei õpeta seda ju kuskil. Absoluutselt. Oma vanemate pealt. Just, et nad näevad, kuidas kodus käituti. Aga ma tahaks ikkagi veel, võib-olla meil on aega veel rääkida, see isa ja ema teema, ja laste jagamise puhul, et vaata, mingi aeg me rääkisime, et isad nagu olid tõrjutud, eks ole, et ema oli alati eelistatud. Vot just, ma tahtsin täpselt sama asja küsida. Et murraks nagu selle müüdi kuidagi ära, jah. Et mulle tundub, et täna on see nagu muutumas, eks ole, ja kuna sellest on nii palju räägitud, et isad on kuidagi sinna nurka olnud tõrjutud, siis nad on rohkem nagu esile toodud ja nüüd see pall hakkab nagu teistpidi veerema, et siis nagu see kaldub nagu sinna rohkem isade poole, et nüüd on isade õigused ka. Naised on väga pist off sellest muuseas, sellepärast, et isad on alati pahad, pahemad kui emad. No vot, see ei tohikski nii olla, et mõlemad vanemad ju ei ole pahad. No esiteks jah, eeldusel, et nad siis ei ole mingisuguse psühholoogilise kõrvalekaldega, eks. Et jah, nad ei ole pahad ja lapsele on olulised mõlemad vanemad täpselt võrdselt. See, kuidas ema lapsega toimetab imikueast, siis alates on ju loogiline üks viis, on ju, isal ei ole kõiki asju, mis emal on olnud paraku, et ta last siis teenindada, aga isa õpib isaks olemist selle sama ema kõrvalt ja kui ühel hetkel on siis lahkuminek kõne all, siis see isa tuleb selle lapsega ideaalselt hästi toime. Et kas ta nüüd peaks ainuvanem olema, ainuhooldaja mõttes selles mõttes, et ema on siis niisugune pühapäeva ema, selliseid variante ma tean ka, neid on ka olemas. Aga see on pigem niipidi, et ema on ise seda soovinud. Siis on nii, et ema on seda ise soovinud või et tal on tõesti olnud kuidagi lapsele kahjulik, kas siis vägivaldne või mingisuguse sõltuvuse küüsis näiteks on ju. Või on tal nii palju teisi lapsi juurde tulnud, et enam ei jätku aega ja tähelepanu ressurssi on ju. Et ühesõnaga ühel hetkel on okei, kui see isa toetab ja on olemas ja pakub varianti, et kuule, ma võin ise olla enamus ajast. No vanemad niimoodi kokku lepivad, siis selles ei ole mitte midagi halba. Sest väga palju on ju täna ka üksikisasid. On. Ja siis vaadatakse selle naise poole nagu rongaema poole, aga kui isa teeb sama asja, siis isa nagu on okei. Ta lihtsalt oli õivatud, tõi perekonda, hoidis üleval ja leitakse nagu neid vabandusi, aga ema puhul võib-olla nii väga mitte. Ja, aga kui see ema on ise selle otsuse teinud, siis tal on ju mingi enesekindlus ja teadmine, miks ta seda nii tegi, ehk et kui keegi vaatab teda rongaemana, siis see on selle inimese arvamus, las ta siis jääb talle. Ja sellepärast ei ole kellelgi vaja süümekaid on ju tunda. Mul on just jäänud ühiskonnas selline tunne, et arvatakse, et isad ei hooli nii väga lastest kui emad. Aga tegelikult isad valutavad oma südant ju täpselt samamoodi oma laste pärast. Ja muidugi lihtsalt, et kui isad on, võib-olla sellepärast on sul niisugune mõte tekkinud, et kui isad on sellest lapsega suhtlemisest emade toimel siis kõrvale jäetud või üleüldse lükatud, siis ta ongi üksi ja mõningal juhul see isa ei oska tulla kuidagi moodi tagasi selle lapsega suhelda. Ja kui ta ka endale abi ei otsi, et kuidagi nippe saada, kuidas seda siis teha, siis ta jääbki sinna eemale ja harjub selle üksindusega ära. Mul oli üks tuttav hiljuti, kes oma tütrega üle 18 aasta uuesti kohtus ja kirjeldas siis seda, kui millist süüd ta tunneb, et ta ei osanud just täpselt sama, et see lapse ema lükkas ta nagu eemale ja ei osanud sinna enam minna ja kui väga ta kahetseb, et ta ikkagi läinud on ju kasvõi selle naise emotsioonidest läbi on ju, aga et olla oma tütrele olemas. Just nimelt, et ega isadele tulekski seda öelda, et see laps on sinu laps, eks? Ja sul on kõik samad võimalused olemas sisuliselt ja leia see viis, mõtle välja tegevus, kutsu läbi selle ema kas või on ju kirjelda emale, mida sa plaanid lapsega teha, lepi see kokkusaamine kokku, et ära jää eemale selle 1-2 eemale tõukamise pärast.
jah, mul oleks veel nii pikalt näiteid tuua ja rääkida, ma lihtsalt ei suuda. Sa saate alguses hakkasid mulle rääkima ühest ärimehest, kes oli sinu poole pöördunud. Räägi see lugu ka ära, sest meile meeldivad nagu päris lood ka ja siis me paneme kaamerad kinni. No, see oli lihtsalt üks näide sellest, kuidas mul oli vestlus siis ühe ärimehega, kes oma ala tippjuht ka lahku läinud, jagab absoluutselt ilma probleemideta siis oma last endise kaaslasega, elab sellist väga toredat elu tõenäoliselt ja siis ta kuulas, et mida siis see minu töö kõik tähendab ja tuli tükk aega oli nagu sammas ühe koha peal paigal, ütles, et päriselt ka, et meil Eestis on sellised probleemid või, sest tema maailmas ei eksisteeri sellised probleeme, tema maailmas on inimesed, kes omavahel suudavad konstruktiivse vestluse käigus ühiseid kokkuleppeid saavutada ja need toimivad. Aga et üldse on olemas selliseid asju, et üks ütleb, et ma tulen sulle järgi ja tegelikult ei tulegi ja sellepärast, et teisele vanemale kahju teha, mis asi see on? Et sükst asju ei ole olemas. Ehk et pahatihti me ei teagi, et kes meie kõrval korteris elab ja millist elu nad elavad ja kes need seal on. Et meil tundub enda elustandard või harjumus või mõtteviis selline hästi tavapärane ja arvata, et kõigil on selline, aga paraku nii ei ole. Ütle võib-olla veel siia lõpetuseks üks selline soovitus võib-olla nendele, kes praegu seda saadet vaatavad ja tunnevad, et minul on oma lapse teise vanemaga selline konflikt või kriis üleval ja nii raske on, mida teha või millest alustada enda sees kas või, et natukene seda olukorda paremaks saaks? Just sama lause ütleks, et kõik algab iseenda mõistmisest, et kui me suudame ohjeldada iseenda tundeid ja selle oma ego ja vihatunde korraks hetkeks kõrvale panna, et sellega võib tegeleda siis ideaalis paarina koos, ekspartnerid, kui teine ei taha tulla, tegele üksi erinevate spetsialistide juures, siis kus sa leiad selle kõige parema mõistmise, aga pane korraks need tunded kõrvale ja nagu sellisel emalikul, altruistlikul moel nagu lihtsalt lähene või siis isaliku sellele teemale ja proovi selliselt samamoodi konstruktiivselt leida neid lahendusi ja kokkuleppeid. Ja mida ma veel soovitaksin kõikidele, et kui teil on hästi pinev ja terav konflikt, siis sellest suhtlusest või üksteise peale karjumisest ei tule mitte midagi välja. Kõige parem oleks see, et panete kirja kõik oma soovid või nägemuse, kuidas me hakkame edasi siis, kas või näiteks last jagama, vara jagama, mis iganes teemad üleval on. Ja pange kirja, siis võtke sealt kõik emotsioonid maha ja pange hästi selline, kas või lühilausetega, kui muud moodi ei oska, saatke meil ja oodake seda meiliga tagasi. Saatke meil, kirjutage, mis tähtajad annate. Näiteks palun vasta mulle nädala jooksul. Las teine pool mõtleb, vastab samamoodi. Et niimoodi suhtlema hakates teinekord on palju lihtsam leida lahendusi, sest kui me jääme sinna minevikku kinni, mida väga tihti inimesed teevad, siis me ei saa edasi astuda. Me peame selle mineviku lahti laskma ja vaatama, mis kõikidele osapooltele on kõige parem tuleviku vaates. Eelkõige lapsest lähtuvalt. Absoluutselt. Nagu õpikust. Aga ma tahan lõpetuseks, et meil lõpetada seda saadet mitte kunagi. On see, et mina olen alati mõelnud, kui ma kõrvalt vaatan neid möllusid, mis toimuvad paaride vahel, siis ma alati mõtlen või mina olen oma see lihtsameelse peakesega neile öelnud, et teate, nüüd te siin omavahel kemplete ja siin käib ilge sõda ja siis kõik need lapsed on seal kõrval, aga need lapsed on ühel päeval suured inimesed, täiskasvanud, nad hakkavad oma peaga mõtlema juba seal 16, 17, varemgi 15, 14. Nad on suured. Kuidas te neile otsa vaatate, kui nad on täiemõistuslikud inimesed? Ja nad ju mäletavad kõike, kogu seda tramburaid, mida nad on kõrvalt näinud. Kuidas te neile otsa vaatate? Kas teil endal piinlik ei ole? Ja seda siluda hiljem, see on võimalik öelda lapsele või lastele, ma väga vabandan. See oli nii õudne, mida sa pidid kõrvalt nägema, kuidas see lahkuminek toimus ja kõik, mis selle ümber juhtus, et anna mulle andeks, et niimoodi juhtus. Aga mõelge selle peale, ühel päeval need lapsed on suured. Ja oma lapsepõlve tagasi nad ei saa. Nad ei saa seda lapsepõlve tagasi, nendel on need mälestused kohutavad, vastikud on ju. Ja ma ei tea, andeks või lapsed annavad väga palju oma vanematele tegelikult andeks, aga kuri vaim sinna jääb, see pisikene okas jääb sinna kriipima. Alati. Et mõelge niipidi, mina alati vaatan nagu seda pidi, et
laps on nagu mõne inimese jaoks on nagu veepudel või veeklaas on ju, et noh, las ta siin kõrval on, noh, näeb seda pulli pealt. Nad kõik mõtlevad, aga küll ta ära unustab või küll see tal mööda läheb. Ei lähe. See ei lähe mööda. Mõelge selle peale. Kas te suudate temaga siis suhelda, kui ta on suureks kasvanud ja võib-olla siis põhjendada, miks te selline mõrd või hullumeelne või segane inimene olite. Et minul oleks küll jube piinlik. Ja minu meelest see tõmbab ka natuke seda auru võib-olla. Mul oleks juba selle väikse ees piinlik, noh, mis suureks ta saab. Ei ole, mõni võtab tõesti last nagu noh, et ta on nagu asi on ju. Aga mõtlemata selle peale, et noh. No sellepärast peakski lastele ka iga sellises tekkinud olukorras selgitama vastavalt eale, võimalikult lastepäraselt, eks seda olukorda. Laste või noorte päraselt, eks ole, vastavalt eale. Absoluutselt, et mis see oli, miks see juhtus, isegi kui sa ise plahvatad mõnikord, siis selgitadki pärast ära, et miks ma praegu läksin närvi. Muidu ta täidab need lüngad oma lapse ajuga ja sealt võib tulla mingid süksed järeldused, et kunagi ei mõtle sirgeks neid enam. Just. Ja kui te pole seda õigel ajal teinud nüüd, eks ole, ja laps on juba suur, siis võtke kätte, võtke oma uhkus kahte kätte ja minge ja paluge vabandust sellelt lapselt ka. Ja kas või selgitage tagant järgi. See ka annab mingi selguse või rahu. See annab selle inimesele natukene sellise tunde, et issand, aitäh, Laura. Nii tore oli. Issand, ma nii tore, ei saa öelda nii koleda asja. Ei no nii olulist infot ja selgust saime, et kindlasti ma loodan, et see jõudis nende inimesteni, kes seda väga-väga vajavad. Mina ka. Aitäh. Ja aitäh teile ka, armsad vaatajad.